valitsus. Edasi. Panin vanni. Soe vesi peale, vatile. Ja siis suhkust mul oli. Savika võil ladude ajal ma sõin ka suhkru kõrvale võtta. Kottide viis on suhkur, mägi oli siin. Pani ainult kuuma vee, suhkur kiirem ära sulaks. Sulas ära kõik, nagu karamell tead. Valge. Nii, ja siis lasin vee ära. Geniaalne vend. Lasid suhkru vee ära. No ta tõmbas vati sisse. Muidugi. Aga kuhu sa? Kus maitsesid seda või? Muidugi, maitsesin. Väga hea. Pole minu maitse, aga magus. Nii. Vara plaksutad. Võtsin selle välja, vähenesin välja võtsin. Puuviljude. Aga märg, mis on märjaga teid, ta peab olema kohe niimoodi. Panin radika peale. Kuivama. Ise läksin teise tuppa, mõtlesin teile suitsu. Õudne töö ju. Jah. Tegin suitsu ära, kõik korrektselt kustutasin. Toadoosi, et ei mingi jama ei oleks. Lähen teise tuppa, vaatan. Sierra täis vatti. Radika peale. Sierra täis vatti. Selline junn. Kõik. Siis? Ma ei jätnud jonni. Võtsin pliiatsi. Keerasin vati pliiatsit otsa. Parajasti oli laulupidu. Mõtlesin, et sinna ma ei lähe. Laulja ei saa ju laulda ja süüa vatti. Küll aga tantsija. Läksin Komsomoli staadionile, tantsid. Oigi ja vasemma, oigi ja vasemma, oigi ja vasemma. Mõtlen, aga kui kätt anna veel 2 vatti teha. Oigi ja vasemma, nii, vaatad, juba tead seisavad. Ärimehed. Suured vatid seis. Aga sul? Jäin ka seisma, ta 2. Tuul puus. Vatt läks lakst. Siin ülesse. Aetla vaikselt. Higitilgub pabistanud, et sealt ostetakse, sealt mult ei osteta. Äkki tuli tuulehiil, mul pliiatsid käes. Kõik, muud midagi. Väike laps tuli. Osta ära, ütlesin. Sa oled ju varsti kooli. Sa oled pliiatseid vaja. Mis see maksab? Vaatasin, üksi on. Raha oli käes. See on 500 rubla nüüd. Mis ta ikka tühi maksab? 500 rubla 2 tükki. Ma arvan, nii palju vähemalt kasu. Väga hea. No siin ma olin löödud küll. Kuhu sa siis läksid? Kesklinnas oli tuudipood. Mis? Tuudipood. Õige, jah. Keldris, tuudipood. Võtsin õlle, istusin sinna kõrvale. Suure magistraali ääres oli pood. Istusin sinna, mõtlesin, et lihtsalt paavilm ja läbi. Jonni ka ei olnud enam. Hakkasin jooma, äkki vaatan, buss peatub. Suur ikarus, punane. Ja välja tulevad tead Valgevene noored tibid tead. Tšiki-briki tead. Vamps, mille järgi sa aru said, et Valgevene? Bussi peal oli kirjas Belarus. Mul kohe lõi lamp põlema, teen bordelli. Nagu inimesi näed. Nagu inimesi näed. Kohe. Nii. Kutsusin nad enda juurde. Bussile ütlesin, sõida ära. Jäävad puhkusele. Seletasin ära, et selline projekt on mulle, et kohtumine huvitavate inimestega. Huvitavate meestega. Huvitavate inimestega. Samas
võib suhelda ka rahvusvahelises keeles. nii. Nad olid nõus. Siis ma üürisin endale ühe sellise kollase putka. Ma ei tea, kus vanast olid sellised kummalised nagu ümargused. Kollasene putka nagu hamburgeri putka. Nii, selle tegin bordelliks. Pani Tallinnast Pärnu maantee äärde, enne Tallinnast Pärnu pole välja sõitu. Mõtlesin, et et pärnakad, tead, saarlased, kõik lätlased tulevad, mehed enne koju minekut väike lõõgastus. Pakun. Igaks juhuks olin hoiatav ka. Panin selle oma bordelli nimeks Libetee, et pärast ei tuleks proteste. Tüdrukutega oli juba algusest peale selline diil, et kas raha või tehnika. Tol ajal oli see väga kombe. Tehnika oli väga oluline asi. No enamus valis kõik tehnika. Mul oli ju 40 vahvliküpsetada. Palju. Mis see kõige suurema palgaga? Kes nii-öelda töö eesrindlastest, palju ta neid sai? No üks, kes oli 3 kuud järjest rakkes. No, rakkes. See on otseses mõttes rakkes. See rakke mees võttis ta enda juurde. Noh. See läks koju 14 küpsetajaga. Ja mis ta kodus seletas? Ta oli juba nii boss, et tellis takso Tallinnast, ütles, et Minsk. Stehnikoi. Tehnikaga Minski, noh. Viige mu tehnika. A tahtis teist ka, ma ütlesin ära priiskab. Aga hea. Aga kas muusika tegemine on lõppenud sinul elus? Tahaks ükskord veel läbi lüüa. Kuigi ma ei ole siiamaale läbi löönud. Rohkem lao peal nagu on taga. Mul on mõte, et Eurovisioonil, et see aasta valiti mingi 3 tola sinna, eks ole. Häbi hakkab lihtsalt eestlane olla. Kuigi Lagunov on perekonnanimi, aga Vambulo on ikkagi Eesti nimi, eks ole. Kes meist ei ole eksinud, ma mõtlen emadest. Rasked ajad, tehase tööd, saad ise ka aru. Tviigatel ei küsinud rahvust. Volt taga. Aga laulu idee mul on olemas. Viisi veel ei ole, põhimõtteliselt võiks olla... See on mingi optimistlik pala. Ei, romantiline. Lihtsalt kiire tempo. Tempo kiire on muidu väga romantiline. Ja räägib see sellest, kuidas õhtul Tallinna lahest... Kuule, vabandust, sa kogu aeg sügad ennast kõrva tagant, mis sul seal on? Mul kõrva taga või? Ja sa teed kogu aeg nii, ma ütlesin. No mul kukkusid vahepeal kõrvad ära, ma panin poltidega kinni, ma kontrollin, et ära ei kukku uuesti. Edasi. Nii, hommik, õhtu. Õhtu lähevad Tallinna lahes allveelaevad merele, väike loojub, 12 allveelaeva lähevad, kaovad silmapiiri taha. Lugu läbi? Ei. Ja siis, kui on jõudnud juba keset merd, tulevad allveelaevad pinnale ja moodustavad südame. Keset merd. Kellele? Seda keegi ei näe. Ainult kosmosest naiskosmonaut näeb. Ja siis tuleb duett kosmonaudi, naiskosmonaudi ja allveelaevniku vahel. Kas sa arvad, et mind näeb, kuigi õhk on otsas mulle? Näen sind kallid sinu käe. Üleval on ka õhk otsas. Mõlemad sama mure. Ilma õhuta pala. Ilma õhutamata. Vabandust. Ei, me omaette rääkisime. Olen saatjaks täheks sul. Väga ilus. Sa võid järgmine aasta seda